Ma lähen käin korra laua all, mul on siin juhtmed pisut lühikesed. Selge. Nii. Kaablihaldus on liiga viisakalt tehtud. Siis kui vaja midagi sättida, siis enam ei ole nagu lõtku. Selge, puhvrit vähe võita. Puhvrit vähe võita, just. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 328. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codborn. Kui oled mõelnud karjääripööret IT suunal või muretsed inimeste pärast, kes IT-sse on sisenemas, sest kõik räägivad sellest, kuidas AI kohe kõik üle võtab ja kogu sektor töötuks jääb, siis see episood on just sulle. Et sellise reklaampitchiga alustame täna. Aga kindlasti teistel soovitan täna lainele jääda, sest tänane külaline annab kindlasti täiesti uue ja põneva perspektiivi kogu sellele IT õppimise valdkonnale, kui siis ka võib-olla AI kasutusele nii õppimises kui tulevases elus. Meil on nimelt külas ettevõtja, juhtimiskonsultant, koolitaja ja nüüd ka programmeerija Marko Rillo. Tere Marko! Tere Priit ja tere Martin, tore olla siin. Ole hea, tutvusta ennast ka paari lausega, et see tiitlite list on päris pikk, et võib-olla mõned kuulajad veel sind ei tea, kuigi ma usun, et väga paljud IT-sektoris on sinuga ühel või teisel viisil kuidagi kokku puutunud. Okei, et kui nagu üritada neid kõiki rolle ühte panna, et siis ma olen natukene selline hunt kriimsilm, kellel on hästi palju neid ameteid, et kui mõtestada, et millega ma põhiliselt tegelen, siis praegu läheb suurem osa fookusest mul ühest küljest õpetamisele, et ma õpetan tudengeid, teisest küljest me koos abikaasaga veame haridustehnoloogia vabaühendust, mille nimi on siis Helge kool või Helge äpp, et millega me siis aitame koolida tugispetsialistidele paremini toetada murdeealisi noori alates seal 12-13 eluaastast kuni siis lõpuni seal, kui nad üldhariduskooliga või ametikooliga ühele poole saavad. Ja kolmas teema, et mida ma siis teen, on siis ma aeg-ajalt nõustan organisatsioone strateegia teemal ja mis puudutab sellist nagu IT poolt, et siis IT poolega ma olen kunagi nagu päris põhjalikult tegelenud siis, kui ma olin ise üldhariduskoolis, et katsetasin erinevate programmeeritavate kalkulaatoritega ja Juku ja ma mäletan, et Basic ja Turbo Pascal olid sellised nagu märksõnad, et millega ma siis omal ajal ka samamoodi sain katsetada ja teha mingisugused väikseid vidinaid. Aga kui ma ühel hetkel siis õppima läksin, siis nagu fookusesse tuli pigem majandus, et ma läksin siis nii-öelda dark side'i üle, et tegeleda pigem nagu organisatsioonidega, juhtimisega ja selliste nagu ärimudelitega. Aga kuna paljud need projektid, et mida ma tegin, oli tehnoloogiaga seotud, IT-ga seotud ja me hakkasime ühel hetkel siis seda sama Helget ka rohkem arendama, siis mul tekkiski soov, et äkki läheks nüüd siis uuesti nagu süvendatult IT-d ka õppima, et siis saaks teada, et mis täpselt seal kapoti all toimub ja selle käigus olla võib-olla samamoodi nagu paremini ise käed küljes tehnoloogiliste lahenduste ehitamisel. Uhke värk, ma olen ka mõelnud minna, aga see nagu on selline nagu raske samm. Martin, kas sul ei ole peast läbi käinud, et teeks mingisuguse karjääripöörde või õpiks juurde midagi, teeks mõned kraadi juurde? Aegalt ikka on käinud, eks ole, aga kunagi mitte nii tõsiselt, et ma ikka vist ei suudaks sellest progemisest ja engineeringu teemast kuidagi nagu lahti lasta lõpuks. Aga muidugi, eriti vaata siis, kui on mingisugused pikad projektid on läbi, stress on kõrge, mott on maas, siis on siuke tunne, et nii, nüüd ma lähen puussepaks kuskile, ma ei tea, midagi täiesti muud asja tegema. Kusjuures on tõestatud, et seda liiki nagu lähenemine töötab väga hästi, et juhul kui on tarvis nagu enda mõtteid stressist nagu vabaks saada, siis traditsiooniline lähenemine ongi seesama, et lähen siis teen sporti, aga ma samamoodi mõned aastad tagasi hakkasin endale ehitama maja juurde sellist lihtsat terrassi ja mul abikaasa ikka imestas, et näed, kõik sõrmed jäid alles, et sellepärast, et puutööst ma olen suhteliselt kauge olnud, aga väga mõnus tunne oli seda teha, sellepärast, et ühel hetkel valmis sai, siis oli see saavutus, et jess, ongi tehtud. Projekt saab lõpuks nagu läbi ka, vaata, kui sa teed midagi füüsilist. Tulemus on valmis. Et me eelmine episood tegime Siimuga nalja, või Siim tegi nalja,
et eks see tuleviku AI revolutsioon ongi selline, et kas kõik hakkavad siis, et kõigil on valik, et kas nad hakkavad siis AI agentide karjusteks või kitsekarjusteks, et noh, et sõna otseses mõttes kitsekarjusteks, et siin on, nüüd ongi see valiku koht, tehke ära, et kes on tahtnud kitsi karjatada või puutööd teha, siis viimane aeg sinna minna. Aga Marko, sina läksid õppima IT kolledžisse ja bakaõppes IT-süsteemide arendust. Kus sul see hull mõte nagu üldse tuli, et noh, et mis sul see valukoht oli sinu nagu tausta teades, et siis pidi olema mingi probleem, mida sa soovisid lahendada, mitte lihtsalt niisama pulli pärast läheks õpiks IT-arendust? Jah, ma arvan, et see valukoht oligi täpselt selle koha peal, et kui me hakkasime Helget arendama, siis noh, meile tundus, et noh, et tegemist on olulise probleemiga. Ja noh, puhtalt statistiliselt me vaatasime noh niimoodi, et noh, idee taustast jah, on täpselt niimoodi, et noh, et kus kohas ta sündis, et mul abikaasa on ise hariduse taustaga, aga suurem osa oma elust töötanud siis personali valdkonnas. Ja siis ühel hetkel, kui me jõuame siis teatud eluetappi, et noh, et mingisugune keskiga jõuab pärale ja hakatakse mõtlema selle peale, et noh, et missuguseid nagu asju sa veel elus endal teha tahad. Et siis ta jõudiski järeldusele, et noh, et võib-olla see samane andmepõhine lähenemine, et mida ta oli senimaani hästi palju enda personalitöös kasutanud, võiks ka haridussüsteemis kuidagi töötada. Ja tegemist oli siis aastaga, kus ta võttis sellise vaheaasta ja vaatas, et mida siis haridussüsteemis üldse teha saab. Ja jõudis üldiselt järeldusele, et kui nagu PISAga on meil päris head lood ja õpiedukustega on koolis ka samamoodi päris kenasti, et siis me oleme samamoodi negatiivsetes edetabelites seal eesotsas noortega. Et mis puudutab noorte enesetappusid ja see, et kuivõrd läbi põlenud on meie koolides, üldhariduskoolides nii õpilased kui ka õpetajad, et äkki üritaks teha midagi selle osas, et seda siis paremaks muuta. Ja noh, kuna meil riigis mingisugust süsteemi selles osas olemas ei olnud, et siis ta nagu aktiveeriski mind ja veel väikese seltskonna selle teema ümber, et hakkame siis kõigepealt käima mingite selle erinevatel häkatonidel, et missuguseid lahendusi me võiksime hakata siis nagu välja mõtlema selleks, et seda asja siis fiksida. Ja noh, alguses me siis tuginesime võib-olla teiste teadmistele, ühel hetkel jõudsime järeldusele, et noh, et meil ongi süsteemse probleemiga tegemist, et Eestis on kokku ligi 500 üldhariduskooli. Koolides on kokku umbes 250 koolipsühholoogi, aga tegelikult oleks tarvis meie õpilaste jaoks umbes 800-900 neid. Et noh, et meil tegelikult on seda sama noorte toetamist on lihtsalt niivõrd vähe. Ja siis me jõudsimegi järeldusele, et noh, et hakkame siis ehitama mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi, mis teeks vähemalt tugispetsialistide elu siis natukene lihtsamaks. Ja alguses nagu usaldasime siis professionaale, et haarasime siin teisi tublisid arendajaid juurde, et noh, et kelle abil me neid asju siis tegime, aga ühel hetkel tundus, et noh, et tegelikult nad peaks ise ka nagu teadma seda, et kuidas neid süsteeme ehitada, et kui me tahame nagu sellist nagu tehnoloogia mittetulundusühingut ehitada, siis selleks, et nagu seda teha sisukalt, peaks nagu ise ka aru saama, et mis see täpselt siis on. Et noh, see on nüüd siis väga pikk nagu põhjendus, et leidsime, et on oluline probleem, leidsime, et tegelikult meie jaoks oleks oluline seda lahendada ja leidsime, et ainult nagu usaldades selle teistele on küll nagu oluline edasi liikuda, aga selleks, et nagu seda päris sisukalt ka teha, et peaks ise ka aru saama, et kuidas sellega toimetada. Ja siis sa võtsid selle kõige pikema teekonna ette, et lähme hakkame siis algusest peale, et õpime programmeerimist ja siis, et saaks seda ise teha. Täpselt nii ja noh, vaata kui naljaga pooleks öelda, et siis see on pühendumus, see on pühendumus, et sa hakkad nagu, sa paned täiega sinna sisse nagu. Ma alustasin kõigepealt sellest, et nii nagu klassikaliselt ikka, et ma hakkasin nagu mingisugused YouTube'i videosid vaatama ja Courserat ja Udemist nagu otsisin neid igasuguseid kursuseid ja jõudsin järeldusele, et ma enamikel puhkudel ma jõudsin nendega võib-olla viiendiku või mingisuguse kolmandiku peale ja siis ma kukkusin ära. Ja probleem oli enamasti selles, et kõigepealt nad ei olnud kunagi selle jaoks mõeldud, et mina enda probleeme sealt saaksin lahendada. Teine asi on see, et seal ei olnud mul seltskonda ümber, et mul on tarvis kellegagi koos õppida, kui meil ei ole nagu kellegagi võimalust põrgatada, siis lihtsalt nagu ühepoolselt mingisuguseid asju teha, lihtsalt kett käib maha. Ja siis ma jõudsingi järeldusele, et okei, ma lähen siis vaatan, et mida on võimalik teha. Ja ma esimeseks, ma ei läinud tegelikult päriselt õppima, vaid ma läksin ja degusteerisin esimeses järjekorras. Ma võtsingi mõningad avatud ülikooli kaudu siis ülikoolidest vaba aineid ja osalesingi siis mõnedel kursustel ja vaatasin, et mida siis Tallinna ülikoolis pakutakse ja Tartus ja mida siis TalTechis pakutakse ja võtsin
ühe kursuse siit-sealt ja uurisin, et noh, et kuidas siis asjad käivad. Kuni siis lõpuks otsustasin, et okei, selge, see maitse tuli nüüd suhu ja nüüd tahaks rohkem. Ja siis tuligi see, et kuule, võtaks ja teeks nagu päris nagu kraadiga. Vägev. Selles mõttes, et minu jaoks on nagu alati kuidagi just täpselt see, et see julguse peale hakkamine, et vahetada ja teha ja õppida täiesti midagi muud juurde, et see on nagu suht imetlusväärne nagu. Kõik ei suuda seda teha. Aga ma mäletan, et kui ma ise käisin IT-kolledž, siis kõige tublimad õppijad tegelikult olid just need, kes ei olnud värskelt tulnud koolist, vaid hiljem, sest et nemad tahtsid seal koolis käia, neil oli nagu eesmärk. Nad ei pidanud seal olema. Nad ei pidanud seal olema, aga nad tahtsid seal olla, vaata see on see vahe, mis tuleb siis nagu välja ja see on äge vaadata nagu. Marko, mis aastal see oli? See, no, ma alustasin nende esimeste degusteerimistega siin 2018-2019 ja päris õpingutega hakkasin ma pihta 2020. Nii et siis veel sellest AI nagu ülevõtmisest nii laialt ei räägitud. Ei, seda on veel sellisel kujul ei olnud, nii et noh, et isegi olid küll olemas mingisugused esimesed sellised nagu low-code nagu tööriistad, et millega oli võimalik siis nagu pluginaid nagu kokku panna või mingisuguseid selliseid asju orkestreerida, aga AI-d, see sündis ikkagi 2022, et et kusagil seal stuudiumi poole peal mul. Nii, aga kui sa nüüd olid kogu nende õpingute sees, et kas siis nagu ühel hetkel oli hirm ka, et nüüd kogu see AI mull plahvatas, et nüüd ma õpin täitsa valet asja, et seda varsti ei ole vaja enam? Ma arvan, et selliseid hetki on käinud siin viimase paari aasta jooksul võib-olla nii mingitel nagu momentidel, aga mul on tunne, et me sinna veel tänaseks lõplikult jõudnud ei ole, et kus nagu programmeerimise alaseid teadmisi üldse tarvis ei oleks. Et ma ise samamoodi kasutan erinevaid tööriistu, me saame siin mingil hetkel nagu korraks detailidesse minna ja neid ka jagada, et mis tööriistad kus kohas nagu toimivad. Aga ma kasutan neid ennekõike selleks, et nagu iseennast toetada ja sellise, nagu ma vaatan, me oleme siin teinud ka erinevaid kursuseid, et kuidas Lovably või mingite muude promptimistööriistade abil õpetada ka täiesti programmeerimist mitte tundmatele inimestele mingisuguseid nippe, et mingit baasteadmist on ikkagi tarvis selleks, et ka sellega kuidagi toime tulla, et ma eeldan, et mõned aastad läheb veel ikkagi aega enne kui programmeerijate see samane professioon hoopis nagu teistsuguseks kujuneb. Aga jah, kes teab, võib-olla paari kuu pärast on see juba täiesti vananenud informatsioon. Jaa, see tänane maailm on nagu sellises tihedas udus kõndimine, et enda käsi ja varbeid näedega kaugemale väga ei paista, et iga nurga taga, järgmise sammuga võib uus post ette tulla, mis veidike nagu pildis asja lööb. Aga ütleme, et kui küsimus on, et kas sul on paari kuu pärast veel midagi teha või ei ole, näiteks on ju, siis ikkagi, ma kaldun ikkagi arvama, et progejaid on alati vaja, lihtsalt need tööriistad teevad hea progeja paremaks ja halvema progeja lihtsalt rohkem halbu asju tegema, ütleme nii. Või siis natukene produktiivsemaks ja lihtsalt müra tuleb juurde, et on neid halbu asju ilmselt ka. Ja teine pool, ütleme, sinu puhul on ka huvitav see, et me tahaks rääkida tegelikult ka sellest täiskasvanuna õppimisest, et kuidas, et kui sa läksid õppima, see on pikk teekond, see on pikk pühendumine, ja samas sa tead, et sul on kõik need tegevused kõrval, et olla ettevõtja ja koolitaja ja seda sama helget nagu arendada, on ju. Ja enda elu on ka, on ju, et kuidas sa selle nagu ajajaotuse nagu endale tegid, et kui kõrgele pulgale sa selle õppetöö nagu panid prioriteetide listis? Ma mäletan jah, et mingisugune 10 aastat tagasi oli üks Zuckerbergi nimeline daam, Randy Zuckerberg, et ma ei tea, et kas ta on kuidagi Mark Zuckerbergiga seotud, kes kirjutas raamatu selle kohta, et kuidas nagu selliseid erinevaid prioriteete tasakaalustada. Ja selle raamatu tutvustus oli umbes niimoodi, et oligi see, et
building great company, staying fit, spending time with your family and friends, learning new things ja noh, seal loetusel oli veel terve rida asju ja siis seal lõpus oli siis fraas pick 3, et vali nendest nagu 3 endale välja. Et noh, et mida sa tegelikult ka prioriteetidena saad siis lugeda ja noh, see oli teatud mõttes selline nagu huumoriga pooleks, sellepärast et ta tegelikult siis viitas, et noh, et kui sa oled nagu mingis teemas nagu väga tugevalt sees ja suudad neid omavahel nagu kombineerida, siis tegelikult nad on asjad, et mis üksteist täiendavad, et see ei ole see, et noh, et üks hakkab teist välistama. Ja noh, kui nagu vastata nagu mitmes osas sellele küsimusele, siis kõigepealt esimene asi, mis tõenäoliselt mind sellel hetkel natukene aitas, et vahepeal tuli koroona peale. Ja see samane aasta vahepeal, kus tegelikult muud äri ei olnud, muud tegevust eriti ei olnud, see oli suurepärane aeg õppimiseks, sellepärast et noh, nii ehk teisiti kogu fookus oli võimalik siis sinna panna. Marko, sellest ei ole mitte kellelgi kasu, sest me järgmist pandeemiat ei oota nagu. Just, aga jah, et kui alguses on see samane, et sa lähed uut asja õppima, siis on see samane nagu energia, mis hoiab sind üleval. Et noh, et see oli see, et kus mul siis õnnestus nagu täie koormusega teha, aga noh, teine siis nagu aasta number 2 tuli siis koroona õnneks peale ja siis aitas samamoodi nagu üleval hoida. Aga kui ma nagu tagasi vaatan, siis noh, laias laastus, kui sul on enda äri, kui sul on pere, kui sul on muud asjad, siis see õppimise koormus, et mida realistlikult on võimalik teha, ongi see, et sa panustad sinna orienteeruvalt 1/3 oma ajast. See on nagu see, et millega vähemalt mina sain hakkama, et mis nagu tuli välja, et siin on ilmselt see väga individuaalne, et ja selle 1/3 osas ka ma üritasin olla teatud mõttes õppejõududele hästi ebamugav partner. Sest et iga kord, kui nagu õppeaasta alkas pihta, semester hakkas pihta, ma läksin õppejõu juurde, ütlesin, et jaa, ma näen, et noh, et me hakkame nüüd siin neid Java veebirakendusi õppima. Väga äge, et noh, et sul on siin igasugused plaanid programmis, et mida kõike teha, aga mina tahaksin tulla nüüd õppima neid nagu enda rakursist. Ja ma käisin siis kiusamas tõepoolest õppejõude ütlemas, et noh, et tegelikult näed, et mul on enda see algatus, et mida ma siin teen, et mida ma saaksin teha selle õppeaine raames, et ma näitan, et sul on need õppeväljundid on olemas, ma teen kõiki neid samu katsetusi, aga just nimelt enda fookusega. Ja noh, mõned õppejõud ma muidugi ehmatasin ära, mõned ütlesid, et ei no way, et noh, et mul on siiski enda programm, et mida sa peaksid tegema, aga paljudes oli võimalik ka läbi rääkida, öeldagi, et selge, noh, sul on selline panus, et kui siis minnagi tõesti enda agendaga sinna ja pakkuda välja, et ma õpin sellepärast, et siis on suur hulk õppejõude, kes on hästi abivalmid ja kes ütlevadki, et väga lahe. Et noh, et mõtleme siis kaasa, et kuidas need samased harjutused, et mida me siin kõik teeme, noh, toetaksid seda sama eesmärki. Nii et noh, teatud mõttes sellise teadliku täiskasvanud õppijana on võimalik minna ja läbi rääkida ka need tingimused, et mida sa õpid. Ja ma arvan, et see on üks nendest asjadest vihjetest, et mida ma olen paljudele soovitanud. Et ära lihtsalt mine sinna ja oota, et noh, et sulle nagu valatakse pähe, et mis programmis on, vaid et ole aktiivne partner. Ja ma arvan, et väga huvitav minu meelest jällegi, et ütleme, et kui sa oled noorem 20 alguses seal koolist tulnud, sa isegi ei mõtle selle peale, et mida sul on võimalik mingist ainest ju saada, on ju. Just täpselt see, sa oled nagu juba natuke elu näinud, sa saad aru, et õppeprogrammil on ju mingi eesmärk, noh, iga aine ju peaks sulle mingit asja õpetama. Kas sa saad selle oma asjaga siduda, noh, mõnikord ei saa, Java on Java, on ju, siis sa pead seda Javat õppima, on ju. Aga mõnes muus asjas, miks mitte tõesti? No Java puhul on ka see, et ma võin ehitada Java veebirakenduse mingi prototüübi, mis on kuidagi seotud nende asjadega, et mida ma teen, et ma vähemalt katsetan mingis uues programmeerimiskeeles siis mingisugused läbi, et noh, et kuidas võiks välja näha back-end selle puhul või et kuidas mingisugune API integratsioon seal võiks toimida, et noh, et tegelikult ta toetab noh kaudselt. Võib-olla ma otsustan, et ei, Java ei ole minu jaoks ja ma kasutan lõppkokkuvõttes ikkagi mingit muud stacki, aga vähemalt ma olen selle läbi käinud ja noh, see on ka õppeprotsessi osa. Iga maratoni juures on see 30 kilomeeter see, kus kõige rohkem osalejaid tahab maha astuda ja öelda, et ei, et ma ikka ei suuda seda teha. Kus sinul nagu nende õpingute juures kõige raskem koht oli nende aastate jooksul, et kas tuli ka seal, ma ei tea, mingil kursusel see mõte, et noh, siit ikka ei tule midagi või et see ei ole minu jaoks?
päris mitmel kursusel tuli, aga noh, tegelikult vaata tagantjärgi vaadates on see, et selle hetke raskus tundub hilisemas faasis tegelikult nagu lõbus lugu, et mida siis rääkida. Ja noh, vaata, ütleks niimoodi, et noh, et programmeerimisega seotud ained isegi ei olnud minu jaoks niivõrd suured väljakutsed, aga mõned need samased üldained olid need, et mille puhul nagu on võimalik siis nüüd jagada nagu lõbusaid juhtumisi nagu hilisemast asjast ka. Et oli meil kursus, mille nimetus on siis noh, kõrgem matemaatika ja kui enamik kaasõpilasi on tulnud otse gümnaasiumist ja noh, nad on äsja teinud riigieksami ja noh, nad täpselt mäletavad integraalide kohta või trigonomeetria kohta kõike, siis noh, minu jaoks jääb see nagu väga kaugesse minevikku. Ja noh, ma mäletan, et meil seal tore õppejõud Kristiina Hakk oli endale kaasanud abiõppejõud ja need abiõppejõud vähemalt mingis faasis olidki siis tal kutsutud reaalkooli gümnasistidest, noh sellised hästi tublid gümnasistid olid siis kutsutud tal appi. Ja õppeaine koosnes siis mitmest kontrolltööst. Esimesest kontrolltööst oli võimalik saada 40 punkti. Ja ma läksin siis enda seda kontrolltööd seal kätte saama, oligi mingisugused trigonomeetrilised teemad ja siis see samane abiõppejõud, üks hästi tubli reaalkooli neiu tuleb minu juurde. Natukene värisatad kätega ütleb, et ma hindasin su töö ära, ma ei saanud sulle rohkem anda kui 1 punkti. Seal kõik olid punaseks, kõik olid täiesti valesti. Õigesti peale, siis said 1 punkti. Ja siis ta näitas, et näed, et sellest sa nagu said õigesti aru. siis see kogemus tegelikult tagantjärgi mõeldes on nagu suurepärane nagu õpikogemus, sellepärast no ilmselgelt jah, mul ongi väga suured augud nendes teadmistes, et mis teiste jaoks nagu tulevad loomulikult. Aga samal ajal selle samases kõrgema matemaatika kursus olid siis mingid teised teemad, ma ei tea, maatriksid, graafid, statistikad, need asjad mul tulevad hästi lõdvalt. Et kuna mul nendega õnnestus siis kompenseerida kõikvõimaliku neid teisi asju, siis lõpuks õnnestus mul ikkagi nagu minimaalse tulemusega see samane matemaatikakursus läbida. et need on pigem need asjad, aga vaata see tegelikult on see maru äge tunne, et kui sa jõuad olukorda, et kus sa oled mingis teemas niivõrd algaja, et vaata inglise keeles või LinkedIni postitused I'm humbled aga sa tegelikult nagu tunnedki seda, et päriselt ka, et ma ei tunne sellest ja tegelikult on huvitav, et mida ma siis sellest nagu teada võiksin saada. Ja see tegelikult nagu heas mõttes käivitab selle uudisimu, et mida siis järgmiseks teha. Et seda liigi kogemusi on nagu õpingute raames päris palju. See oli siis ka mingi nii-öelda üks esimesi kursusi, kus veel nagu seda AI tuge nagu ei olnud, mida siis saaks kasutada selle, need on ideaalsed teemad, mida paluda selgitada, eks ole. Et nii nagu standardiseeritud materjal. Kindlasti, millega tegelikult õpingute vältel ma AI-d kasutasin iseenda õpetamiseks tegelikult päris palju ja mis sellel hetkel ka olemas oli, tegelikult olid juba siis Polymath ja sellised rakendused, mille puhul sul on samamoodi võimalik võtta mingisugune valem, see üles pildistada ja ta teatud mõttes ta tõlgib siis nagu mingisuguseks nagu valemiks ja siis teatud mudelite abil ta kirjeldab ära, et kuidas sa saaksid seda lahendama hakata. Ja tegelikult nagu stuudiumi vältel, mida ma AI vahenditega hästi palju tegin, oli see, et ma kasutasin agente selleks, et anda neile kõigepealt mingisuguse kursuse materjal ja siis ma kasutasin teda enda suhtes treenerina. Et okei, sul on need materjalid nüüd olemas, et kujuta ette, et sa oled nüüd õppejõud, mina olen nüüd õpilane ja tee mulle valmis kõigepealt see samane õppekava, et mille abil sa mind toetad ja siis nüüd hakka minu käest küsima siis, et kuidas nendega siis lood on ja et siis on võimalik nagu nendele vastata. Et sa tegid sellest nii-öelda abiõppejõu. Täpselt nii. Ja see lähenemine ongi, et kui nagu kasutada sellist head metafoori, et siis, et ta on teatud mõttes nagu ongi kaaspiloot, kelle abil siis nagu kulgeda. See inglisikeelne co-pilot ilmselt tuleb sealt kusagilt, on kuidagi kunagi niimoodi välja mõeldud. Ma loodan küll, et seda täna kuulavad ka, seda saadet kuulavad siin ka mitte ainult insenerid, sest et see on tegelikult üks paremaid viisi minu meelest ka, kuidas nagu seda AI-d ära kasutada ja me oleme töö juures teiste arendajatega oleme küll rääkinud, et kui sul on mingisugune võõras koht, siis hakka selle AI-ga rääkima, lase seal üksi pulgi lahti seletada, mida ta näeb ja kuidas asjad käivad, eks ole, et need tegelikult täiesti loogiline, et sa saad ju kursuse materjali, kui sul on olemas kõik, laed talle ülesse. Mulle tundub, et üks oskus, mida nagu AI mingi hetk vähemalt alguses nagu natukene
pärssis inimestes oli see lugemine. Et sealt tekkiski see illusioon, et mul on probleem, ma pistan selle sinna prompti, mulle tuleb lahendus. Aga see oskus, et et siin on mõlemad 2 poolt on, et üks on see enda probleemi kirjeldamine sellisele viisil, et see AI-le väga hästi sobiks, on ju. See konteksti loomine, aga teine on, et siis kui sulle tuleb sealt 3 lehekülge nagu mingit tekstiväljundit, et see mõttega, võtame nüüd ette, loeme selle mõttega läbi ka nagu, et mitte ei ütle, et kuule, tee veel lühemaks, kuni sellest mitte midagi alles ei jää. Et see mõttega selle sisu läbi töötamine on ikkagi väga, väga tarvilik. Mulle tundub, et see hakkab nüüd tagasi tulema, sest inimesed saavad aru, kuidas AI töötab. Ma just tahtsin öelda, et mulle tundub küll, et mingi viimase 2 kuu jooksul ma olen rohkem lugenud kui enne AI-d. Et sa pead kuidagi kontrollima või aru saama, mida ta üritab sulle selgeks teha. Ja kui me vaatame ka seda näiteks, kuidas nagu noorem arendajad enne AI-d nagu tegutsesid, noorem arendajad versus siis kogenud arendajad. Et kogenud arendaja esimene lähenemine oli sageli, et ta võttis selle dokumentatsiooni, et ta hakkas seda lugema. Ta võis lugeda pool päeva seda dokki ja siis ta hakkas nagu alles mingi uue raamistiku või tehnoloogiaga tööle. Kuivõrd nagu noorem arendaja võib-olla otsis mingisuguse tutoriali, et see asi kiiresti käima panna ja siis jõuda nagu mingisuguse lahenduseni ja siis pusis sealt nagu edasi, et need lähenemised on väga nagu väga erinevad. No Stack Overflow ja et erinevad sellised väiksed snippetid, et kuule, mul on see viga, see samane asi, et mida ma siis nagu siit teen ja siis teatud mõttes ta oli see asendaja või kui ma mõtlen nagu tagasi, et üks esimesi asju, et mida ma õppisin kohe esimesel kursusel TalTechis hästi selgeks oli see Discordi kasutamine, et meil oli siin ongi IT kolledžis ja IT teaduskonnas on Ago Luuberg, on geniaalne mees, kes teeb programmeerimise algkursust ja tal seal esimeses algkursusel osaleb ligi 600-700 tudengit, äkki ma arvudega praegu nüüd panen metsa ja sest nad tulevad nüüd erinevatest programmidest ja nad kõik saavad selle IT 01, 01, 01, 02, sellise vundamendi siis kätte, et kui siis õpitakse 16 nädala jooksul esimese semestriga Pythoni põhialused selgeks, objektorienteeritud nagu lähenemise selgeks, kuni siis nagu mingisuguste elementaarsete Pythoni veebirakenduste ehitamiseni seal välja. Ja tal on iga nädal on siis mingisugune loeng, tal on siis harjutustunnid, tal on erinevad testid, et mida sa siis teed ja siis ülesanded, et mida sa siis erineva raskusastmega siis nagu põrgatad seal alates alustajast kuni siis nagu professionaalini välja. Et kes teab nagu neid tunnetab juba nagu ekstra punktide nimel, siis proovib rohkem teha. Ja mida ta on teinud, on see, et ta on haaranud sinna kaasa hästi suure seltskonna abiõppejõuda, järgmiste kursuste tudengeid siis teiselt 3. kursuselt, kes saavad sealt endale natukene vabaaine punkte juurde ja kelle abil on siis võimalik neid asju nagu nügida. Ja kogu suhtlus toimubki Discordis. See tähendab seda, et esimesest päevast peale sa oled seal, sul on esimene ülesanne ees, sa hakkad seda lahendama, võib-olla oled kusagil nagu tupikusse jooksnud ja siis selle asemel, et küsida nagu ChatGPT-lt, sa küsid kaastudengilt, sa küsid teiste käelt, et okei, et mismoodi sina siin seda lahendad. Ja teine ei pruugi siis anda sulle mitte ilmtingimata seda vastust, mõte ongi selles, et sa tegelikult saad jagada oma mõtlemist, et siis sul on võimalik nagu neid mõtteid nagu jagada. Ja et see on olnud ilmselt vist kõige parem nagu õppimise koht. Ja ma arvan, et ilma kelleta ma ei oleks ilmselt seda lõpuni teinud, meil kujuneski välja üks selline väike seltskond, kes siis kogunes müstilise täheühendi Super Secret Study Group ehk SSSG nimetuse alla, kus me siis nagu 15-20 seal erinevate nagu teemade suhtes teemasid läbi käisime ja tegelikult üksteist õpetasime. Ja katsetasime, et sina tegid seda niimoodi, mina tegin seda hoopis niimoodi, päris niimoodi saab ka või. Et seda liiki üksteiselt õppimine on tegelikult selliste komplekssete probleemidega tegelemisel vist isegi parem õpivahend kui AI. AI samamoodi, ta on hästi empaatiline, ta saab kontekstist aru, aga tal teatud mõttes jääb mingist elementist jääb puudu, täpselt sama inimlik nagu suhtlemine selle juures. Ja kes veel sellest inimlikkusest puudust tunneb, siis Habit to Plug, liituge algoritmi Discordiga. Nii, reklaamiminut. Kõlab hästi. Linki leiate YouTube'i alt. Martin, tahtsid lisada siia veel midagi?
ei, ma jäin mõtlema, et nagu üritama meenutada seda oma õpiaega ja tegelikult et ongi kuni nüüd ütleme viimase paari aastane ilmselt on see õppimisprotsess olnud suht sama, sest et ma mäletan samamoodi, et kui ma praegu peaks õppima AI-ga ja siis kui ma toona õppisin, et kuidagi vaata, kui sul on teine inimene on kuskil olemas, ta tabab ära sellest, millest sa aru ei saanud, võib-olla lihtsamini. Sest et AI-le sa pead ütlema, millest sa aru ei saanud, aga teine inimene kuidagi. Hunnik AI entusiasti, kes on tagajalgadel, mis mõttes AI teab kõike minust. Sul pole kontekst piisavalt. Vaata, see on nagu inimesega kuidagi, et sa saad aru, et kuidas ta vastab sulle, et selle järgi sa saad aru, et kas ta tegelikult sai aru või ei saanud aru, et see intuitsioon, võib-olla inimlik intuitsioon on siin juures. Nüanssi on rohkem. Ja et selles mõttes on inimeselt inimesele on, ma arvan, et pooltel juhtudel on kindlasti veel lihtsam nagu õppida. Marko, ma tahaks, kuna sul on väga huvitav nagu selline perspektiiv ka kogu nagu sellest tööstusest, koolitajana oled sa tegutsenud, et mis oskused nagu sinu jaoks täna sealt sellest haridusest tulid, mida sa hindad nagu tänasel AI ajastul ka nagu väga väärtuslikena? Et ma kuidagi see tunnetus on, et selle if-else'i kirjutamine või for loop'i kirjutamine, võib-olla, et mulle tundub, et see on nagu selline asi, et teatud tasemel inimene võib AI-ga seda genereerida, ta saab aru, nagu mida see for loop tähendab, on ju. Et ta võib-olla ei oska seda esimese hooga ise kirjutada, aga kui ta on näinud, et AI seda 7 korda kirjutab, siis ta juba nagu mõistab, et mis see tähendab. Aga et mis seal oli, mida sa õppisid nagu just sellist, et mis sa näed nagu ise nagu tulevikku vaatavalt, et isegi siis, kui AI suure osa koodi ära kirjutab, see on see, mida on vaja. Okei, no ma jagaksin võib-olla selle nagu 3 osaks, et üks on see, mis puudutab nagu tehnilisi oskusi, et seal on nagu mingisugune dimensioon, teine on siis nagu suhtlemisega seotud oskused ja 3. asi on see, et kuidas sa nagu mingisuguseid süsteeme nagu mõtestad seal juures. Et tehnilistest oskustest, jah, for loop, if, then else'id, igasugused muud asjad on võimalik ilmselt, seal saab AI-d nagu suhteliselt hästi usaldada. Aga on olemas tehnilistes oskustes kõigepealt need teemad, et mis on seotud tugevalt usaldusega. Seesamane turvalisus. Et ma võin usaldada, et AI on mulle nüüd turvalise nagu mingisuguse interface'i siin valmis teinud. Aga kui ma päriselt ei tea, et kuidas nagu veebirakenduses, tegelikult mingisugused tokenid toimivad või et mis juhul on mul turvaline ühendus loodud. Et siis ma lihtsalt usaldan. Kui sa ei tea neid põhimõtteid seal taga, eks ole. Täpselt, et nende põhimõtete teadmine annab mulle ikkagi võimaluse kontrollida, et kas päriselt ka, et see koodiupet, mis mul on siia pandud, nagu stressitestil läbib või mitte. Ma võin sinna üritada mingisugused küll testid nagu siis selle lahti muukimiseks ka juurde mõelda, aga seal on tarvis midagi nagu teadmisega, teadmist on tarvis. Teine, ma arvan, et selline tehniline teadmine koodi kirjutamisel on igasugused abstraktsioonid, sellepärast et hästi lihtne on, suur osa nagu AI koodist kipub olema selline nagu spagett ja väga verboseks ta läheb. Aga et kuidas sa teed tegelikult AI koodi ka nagu süsteemselt ilusaks, et sul ei ole tarvis nagu pikka spagetti kirjutada, vaid kuidas sa abstraheerida neid kihte lood. Ja mul on vähemalt see tunne, et võib-olla teil on nagu teistsugune kogemus, aga et kui on tarvis nagu mingisuguseid selliseid andmemudeleid kuidagi abstraheerida, siis tänased AI rakendused, seal peab väga täpselt tegelikult teadma, et sa siis promptidki neid oma abstraktsioone nende suhtes. Et vastupidisel juhul tuleb sellist hästi inetud koodi väga tihti, et kui lasta neile siis teha. Et see on nagu üks hulk teemadest. Aga mingisugune hiljutine Alibaba Bill oli vist, kes promos seda, et nad on siin üle ligi aasta nad laskunud nagu AI-l väga suure osa koodi kirjutada. Ja siis kuskil see 200 midagi päeva oli see punkt, kus see asi muutus nii hapraks, et enam AI ka ei saanud selle koodiga hakkama. Sest et nad ilmselt nagu võtsidki väga julgelt selle asja ette, et sellist inimlikku oversighti nagu jäi nagu vähemaks ja andsid nagu maksimaalselt nagu AI agentidele selle asja ette. Aga lihtsalt, et see, mis sealt välja tuli,
töötas alguses väga hästi, aga mingi hetk nagu kõik need kihid kokku enam ei töötanud väga hästi. Mul on samamoodi kogemus, minu kogemus on täpselt samaväärne, et kui sul on väike rakendus, siis sul ka mõnes mõttes nagu päriselus ei olegi väga vahet, kas sul on spagett või ei ole, on ju. Mida keerulisemaks läheb rakendus, seda rohkem on sul vaja seda tõsta eraldi, kas moodulitesse või pakendada kuidagi. Ja seda tuleb küll eraldi AI-le õpetada, sest et ise ta selle peale ei tule ja siis ongi see, et nagu tehnilisest küljest vaadatuna kontekst saab sul täis, ta ei teagi kõiki kohti, kus midagi vaja muuta on. Hakkavad vead järjest rohkem sisse tulema ja läheb asi palju keerulisemaks tõesti. Nii et tegelikult isegi AI koodi tegemisel on parimad tarkvara arenduspraktikad absoluutselt kasulikud. Täpselt, need samased, et võtamegi nagu need klassikalised raamatud, et coding patterns ja design patterns ette ja mõtleme siis rohkem mitte nagu arendajana, vaid arhitektina. Et vaatamegi, et mis on see nagu abstraktsioonitase ja kuidas sa siis hakkad neid asju tegema. Seda liiki teadmine on ilmselt nagu, mida tuleb õppida ja mida tuleb, kus tuleb nagu mõningatel juhtudel puusse panna ja näed, et te oledki ehitanud mingisuguse rakenduse valmis selliselt, et seda peaks hakkama nüüd abstraktsioonina refaktoreerima, et seda liiki nagu õppetund on ilmselt tarvis kuidagi süsteemselt omandada. Siis teine hulk teadmisi ongi täpselt see suhtlemisega ja juhtimisega seotud, et jah, meil võivad olla ühel hetkel sellised nutikad kastid, mustad kastid, kes teevad kõike, aga meil on ikkagi seal mingisugune inimese interface on juures. Ja see, et teha siis asja, mis on inimesele sobiv ja teistele sobiv ja kasutajale, kliendile sobiv, et seda tõenäoliselt ei võta nagu lähiajal veel AI üle. Jällegi helge kogemusest, et kui me hakkasime seda süsteemi ehitama, siis me tegime hästi palju koostööd, tegime Tallinna Ülikoolis, olid sellised erinevad eluprojektid, et erialased lõimivad sellised õppeained on seal, kuhu siis tulevad kokku bakalaureuse ja magistriõppest. See ongi kohustuslik õppeained, sa pead võtma ja interdistsiplinaarsed tiimid. Ja me tegime seda siis 3 erineval aastal ja nende raames me siis üritasime aru saada, et missugused probleemid tegelikult noortel on, koolis, üldhariduskoolis. Ja selleks, et minna ja intervjueerida nüüd ühte 13-aastast või 15-aastast, või siis ühte üksikema või siis seda sama koolipsühholoogi, et seda liiki teadmise jaoks sul on ikkagi jällegi inimlikku empaatiat tarvis. Et me kokku intervjueerisime siin erinevate tiimide abil üle 70 inimese, et kelle iga päeva me siis tõime kokku ja vaatasime, et kuidas siis ehitada seda liiki rakendust, et mis neile siis sobib. Ja saimegi teada täpselt seda, et ma ise samamoodi teadlasena varasemast nagu elust on doktorikraad käes, et igasugused sellised andmeanalüüsi olen teinud ja süsteem on üles ehitanud ja ankeete olen teinud, aga et kuidas tänapäeval üks selline 15-aastane siis ankeedile vastab ja kuidas seda disainida niimoodi, et ta teeks seda ausalt, kuidas seda teha niimoodi, et ta usaldaks seda süsteemi, kuidas teha niimoodi, et ta lihtsalt ei teaks seal trips-traps trulli, vaid et ta süveneks ja oleks kohal. Et seda liiki mõtlemist, see vajab nagu väga palju süvenemist, et kui me arendame, siis tuleb mõelda nagu inimkeskse disainerina, kes siis seda sama kasutajat tegelikult mõistab ja toetab. Ja loomulikult ma olen samamoodi siin katsetanud aega, et ma olen loonud mingisuguseid sünteetilisi agente, et käitu nüüd nagu 25-aastane bla keegi ja siis mingisugused sellised lihtsad eksperimente on võimalik nagu teha, aga seda päris empaatiat sealt kätte ei saa. Et see on nagu teine osa ja arendustiimidega töö, et see on ilmselgelt ka jällegi inimeste töö, et seda siis teha. Et see tundub mulle olevat nagu teine teema, et mida on väga keeruline AI-le veel ära anda. See on huvitav, et me tegelikult eelmise episoodi, ma ei mäleta, kas eelmise episoodi jooksul või lõpus me Siimuga rääkisime sellest, et selline, et tuleviku bakalaureuse tase peaks olema justkui nagu tänane magister. Et see, mis need ained, mis täna on magistris, ongi see süsteemide loomine, süsteemide disain, arhitektuur, et need asjad tuleks tuua nagu ettepoole. Et mingis mõttes nagu see muidugi võtab nagu aega ja ruumi ära nagu kõigelt sellest, mis seal täna on. Aga see tundub nagu väga vajalik. Just selle jaoks, et kui ka AI toel mingeid süsteeme ehitada, siis me peame neid põhimõtteid teadma või mingite asjade mõju, aga seal tekib nagu jälle uus nagu dilemma, et võib-olla inimene, kellel ei ole nagu piisavat
pagasit ees, tal ongi raske hoomata nagu neid arhitektuuri põhimõtteid. Et läbi selle, kui ta need esimesed ained ära teeb ja need ise juba mingid koodijupid on valmis kirjutanud, sealt nagu tuleb see kogemus on ju, et ta saab siis nagu aru või seob paremini seda nagu päris eluga seda arhitektuuriõpet ka on ju. Et siin on võib-olla mingeid täiesti uusi meetodeid vaja, kuidas me mingeid keerulisi kontsepte nagu õpetame. No, eks ta ilmselt ongi kaks asja kokku. Vabandust, Martin. Ei, ma hakkasin mõtlema pigem laiemalt, et seda on tükk aega räägitud, eks ole, et tegelikult ega ju ka põhikooli, keskkooli haridussüsteem, nagu see õppeprogrammid ja kõik on, ma ei tea, mis aastast meil põhimõtteliselt pärit, eks ole, et tegelikult see sotsiaalne külg ja inimese keskne mõtlemine ilmselt peaks juba tegelikult ka võib-olla läbi varasema kooliprogrammi süvendatult tulema, et see annaks nagu kõrgema valmidusega juba ülikooli astudes, pakkasse minnes näiteks. Sest selge, et noorel inimesel ei saagi nii palju elukogemust olla, eks ole, et kui ütleme, et kui meie praegu lähme ülikooli ja mõned mõtlemismustrid, need ei olegi. Ise mõtlesid tagasi enda peale, ma ei tea, mõni asju, mis tundus tolla ajal ülikeeruline, praegu on siuke, mis siin keerulist on nagu. Või ka vastupidi, Martin, et mis tundus toona ülilihtne ja siis nüüd, et sa näed seda keerukust hoopis teistmoodi. Aju plastilisus, eks ole, asjade omandamine on igal juhul, selgelt on lihtsam, kui sa oled noorem, eks ole, aga või jällegi vastupidi, mõned asjad nagu oleks jupe lihtsalt, kui sul on kogemus all ka, päriselu kogemus. No see on natukene selline filosoofiline teema, et ühte jõkke ei ole 2 korda võimalik astuda, et kui sa oled juba mingi kogemuse võrra rikkam, siis sa tegelikult ei tea, et kuidas ilma selle kogemuseta olla. Et jah, aga nii nagu sa ütlesid, et aju ongi plastiline, nii et erinevat moodi ilmselt hakkame õppima nüüd kõik kogu selles haridussüsteemis seoses AI arendusega, nii et jah, huvitav aeg. Sa mainisid enne ka AI tööriistu, mida sa ise kasutad. Kui me vaatame ka seda arenduse poolt, et mis sinu eelistused siis on? Et kas sa oled selline terminali usku Claude Code'i peal või kasutad midagi muud, kursorit või midagi kolmandat hoopis? Ma olen hästi palju kasutanud Claude Code'i, olen kasutanud kursoriga, ma ei ole päris sina peale saanud, aga võib-olla põhjus on puhtalt seoses sellega, et õpingute käigus ma hakkasin hästi palju kasutama IntelliJ tööriistu ja need on lihtsalt kuidagi nagu omaseks muutunud, et seal on koodi lõpetamine on hästi intuitiivseks. Meil on nüüd integratsioon minu teada, ma olen ma ei ole võib-olla suutnud seda nagu selliselt nagu teha ja mis puudutab sellist nagu igapäevast promptimist, siis mulle kõige rohkem on sümpaatsemana tunduvadki Google'i tööriistad, et Gemini'd kasutan siin hästi palju, nende professionaalset paketti ja Google'il on erinevate analüüside tegemiseks on Notebook LM, et mis on mulle hästi sümpaatsena tundunud. Et kui ei ole veel katsetanud, et see eristub teistest keelemudelitest selle baasil, et tema kontekst on ainult talle sisestatud andmed, mis tähendab siis seda, et kui sa tahad nagu mingit uut asja teada, ongi sulle see, et sa mingisugusest teemast tahad endast professionaaliks saada, siis sa võtadki teatud hulga PDF-e, slaide, videosid, sa laadid nad sinna ühe projekti alla ülesse ja peale seda, et kui nad on olemas, sul on võimalik siis vastu seda põrgatada nagu väga puhtalt, et ta ei sega sinna konteksti teist informatsiooni absoluutselt. Nii et selle baasil on väga hea teha mingisugust sellist süvendatud tööd. Ja teadustöö poole peal on ma olen aeg-ajalt kasutanud Perplexityt ja siis ongi Anthropicu Claude'i erinevad siis mudelid, et mille abil samamoodi siis promptimist teinud. Perplexity oli selles mõttes, ma katsetasin ka seda vahepeal, see nagu, ma ei näinud seal nagu mingit lisandväärtust, ma ei tea, ChatGPT selle deep thinking'u kõrval näiteks, mis suudab ka sulle väga häid referentse nagu igalt poolt üles leida. Et tal nagu justkui on mingi nišš, aga mulle tundub, et nad hakkavad nagu oma populaarsuses nagu vähenema ka, on ju. Mulle tundub, võimalik, et sellepärast, et teised keelemudelid on paremaks muutunud, jah. Ja et see Perplexity oli nagu ka põhimõtteliselt
siis oli ilmselt oma tipus, siis kui Google'il veel ei olnud seda sisse ehitatud seda AI search'i, eks ole. Et nüüd, kus sul on see, et siis mõnes mõttes jah, et see Perplexity erisus on hakanud nagu ära kaduma, et nüüd sa lähed Google'isse ja ütled, et ma tahan AI kaudu otsinguid teha, eks ole, et siis noh, on mõnevõrra sarnane nagu kogemus, vaata. Marko, kuidas sa enda oskusi nüüd edasi kasutad, kas sa oled nüüd üksi ainuke arendaja sellel enda algatusel või siis pigem kasutad seda nii-öelda targema ülevaatajana või noh, et omades neid teadmisi oled nüüd targem koodi ülevaataja kellegi teise koodile või AI koodile või siis tõesti nagu teedki kõike ise, oled tooteomanik, arendaja ja testija? Tooteomanik, testija ja prototüüpide ehitaja, noh, et seda ma teen jätkuvalt. Aga noh, me oleme selles omase Helge algatuse puhul tuginenud algusest peale professionaalide abile, et noh, et meil on siin jällegi kõlab natukene reklaamiminutina, aga Datanori tiimiga on meil olnud nagu hästi hea koostöö, et seal on siis nii arhitekti kaasamõtlemist, arendaja kaasamõtlemist, nende abil oleme ehitanud turvalised süsteemid valmis ja noh, tegelikult sealt on tulnud ka osa minu haridusest. Päris nagu sellist vibe koodimise rada pole nagu läinud, et võtaks ja kirjutaks ise kõik valmis. Tead, ei ole ja noh, ma olen küll mingisugust katsetusi olen teinud, aga üsna põhjusega no jällegi ma olen vibe koodinud, olengi prototüüpe, aga nagu päris lõplikke rakendusi mitte, sellepärast et me oleme tegelikult hästi usaldusel tuginevas valdkonnas. Et noh, et kui me hakkasime noorte jaoks esimesi neid rakendusi tegema, siis me esimese asjana uurisime, et noh, et missugust rakendust nad üleüldse usaldavad. Nende see iseloomustus oli see, et kui nad kuhugile midagi sisestavad, et siis see peaks olema nende jaoks sama usaldusväärne kui nende enda isiklik päevik, noh kuhu nad paberkandjal kirjutaksid. Mis tähendab siis seda, et me oleme ehitanud oma süsteemid noh niivõrd turvaliseks, et noh, et ta on põhimõtteliselt musta kasti põhimõttel. Et kui näiteks need samas noh klassides või koolides see samane testimine toimub, et siis me ei tea, kes kuidas täitis. Et õpilane ise, noh süsteem on üles ehitatud niimoodi, et õpilane ise saab enda kohta küll vastuse kätte ja ta saab seda siis endale salvestada ja noh hoida kusagil tulevikuks ka, aga meil ei ole võimalik tagasi nagu trace ida, et noh, et vaadata, et noh, et kas oli siis poiss, tüdruk, et noh, et kes ta täpselt siis oli. Ja selleks, et noh, et ehitadagi üles nagu täiesti turvalisi süsteeme, et noh, et mille puhul noored teavad, et noh, et keegi ei saa nende usaldust kuritarvitada. Et siis me oleme eelistanud teha niimoodi noh, teatud mõttes nagu vanamoodsalt neid asju, et partnerid vibe code'ivad seal taustal. Mingi piirini ilmselt nagu mingisuguseid asju jätkuvalt teevad, aga mõte on jätkuvalt selles, et kui me neid andmeid siis kasutame ka, et noh, et millalgi meil küsiti, et noh, et kas me saame kuhugile hakata Eesti noorte andmeid müüma, et noh, et seda kuidagi rahaks püüda. Et noh, jällegi, et on teatud sellised eetilised teemad, et noh, et mis meie jaoks on nagu, kus on piir on ees, et noh, kuna tegemist on tundlike andmetega, noorte andmetega ja tegemist on sellises valdkonnaga, et kus on usaldus tohutult tähtis, et siis me oleme hoidnud väga selgelt seda piiri, et noh, et no ma vaatasin ka varasemaid nagu podcast'e ja algoritmi episoode ka, et ma ei pannud, ühes nagu episoodis on olnud juttu nagu andmekaitsest ja privaatsusest on ka mõnes, aga noh, ma arvan, et me oleme üks väheseid organisatsioone, et kes esimese asjana enam-vähem mõtles välja oma eetikakoodeksi, et mis on need põhimõtted, et millest me juhindume, kui me teeme enda tööd ja mis on ka need põhimõtted, et millest me juhindume, kui me nagu arendame ja et noh, et täpselt see, et ongi, et alati noorte huvid esiplaanil, privaatsus on super tähtis, kõik on teaduspõhine ja kõik on see, et selleks, et noh, et siis noori kaasata ja neid hoida, et do no harm, et noh, et igas mõttes, et see oleks osapoolte jaoks selline noh, hea ja usalduslik keskkond. Siin see protsessi disain on ka tegelikult nagu huvitav võib-olla nagu natuke lahti võtta, et noh, et üks pool on see, et kui sa lihtsalt ütled kellelegi, et nüüd sinu andmed on krüpteeritud minu süsteemis, et ära muretse. Ja hoopis teine on nagu öelda seda, et kuule, et noh, et sa siin saad selle raporti, sa näed seda praegu, kui sa tahad, siis lae alla, aga rohkem seda minu süsteemis ei ole. Et sa saad selle nagu PDF-ina alla tõmmata, aga noh, siis
siis sa siit enam seda kätte ei saa ja seda me ei salvestagi üldse. Et seda on lihtsam kontrollida ka nagu kelle iganes mingi audiitori poolt on, et neid andmeid ei olegi seal saada. Et selline nagu väike nagu erinevus, aga tegelikult väga suur mõju usaldusele. Absoluutselt. Ja kas ei tekkinud kordagi nagu kiusatustes, et vähemalt mingit analüütikat nagu koguda, et kuidas meil läheb noortel, aru saadavad, kummal on raskem, kummal on parem. Tegelikult ütleme niimoodi, et see, mis puudutab individuaalseid andmeid me ei kogu. Me kogume üldistuse. Okay. Ja see, mida me näeme, ongi siis see, et tegelikult see samane kooli tugispetsialist sealt samas koolis näeb. Et näed, mul on siin 7A, mul on 7B. Ma näen, et 7. A-s on nagu pilt täitsa ilus, aga 7. B-s on ilmselt mingid mured. Ja ta näeb, et see ongi see koht, et kus me tegelikult nagu Eesti haridussüsteemile siis nagu vahendeid kokku hoiame. Et me tegime siin mõni aeg tagasi, ka Harjumaal siis kõikidest omavalitsustest testimise kõikides koolides, kes kõikidest omavalitsustest üks kool. Ja selle tulemusena tuli välja siis näiteks sellist informatsiooni, et kui testimises osales erinevaid klasse, siis oli, Harjumaal meil on vähemalt üks kool, kus on üks paralleel, 7. klass, mis on heaolu poolest Harjumaa esikolmikus, et tõesti nagu väga hästi on seal lood. Ja selle samase kooli teine paralleel, samamoodi 7. klass, on alumises kolmandikus. Alumises kolmikus. Ja see tähendabki tegelikult seda, et see informatsioon ja ka see seisund noortel on hästi granulaarne. Ja see tähendabki siis, et kui ma olen siis kooli tugispetsialistina seal koolis sees, ma tean, et okei, selle konkreetse klassiga ma pean kõvasti tööd tegema, sellepärast mul on tunne, et mingil põhjusel, kuigi seal õpetavad täpselt samad õpetajad, et õppekava on täpselt samasugune, aga mingil põhjusel on seal mingi mure noortel ja siis me saamegi sinna nagu selle tähelepanu pöörata. Ja seda liiki nagu informatsiooni siis nagu välja toomine on see, et mille osas meil on siis teatud mõttes võimalus toetada, et noortel oleks natukene parem see seisund. See on just, andmekaitsjate poolest ka, eks ole, et sa ei tahagi, mõnes mõttes sa ei tahagi võtta üksikisikuid välja sellest grupist, et kuidagi see on igatepidi kehv on ju, aga see, et kui sul on see klassi ülevaade, see on väga super. Just. Nii, siia lõppu, Marko, ma võtaks veel sinu käest mõned sellised soovitused ka meie kuulajatele, kellel võib-olla on mõttes olnud selline karjäärivahetus või mõte, et liikuda IT-sse. Et kuidas sina nagu näed seda, et kas tänasel päeval see on endiselt pigem mõistlik suund või mis see eesmärk või siis nii-öelda probleem peaks olema, mida nagu lahendada, et millal see on nagu mõistlik samm ja mõistlik liigutus on ju. Et nüüd kui kõik siin pasundavad, et AI võtab kõigi meie tööd varsti ära, on ju. No kui metafoori kasutada, siis IT ei ole mitte hoburakmete äri. et mis ühel hetkel nagu ära kaob, sellepärast et nagu mingisugused sõidukid tulevad asemele, vaid et tegelikult me ikkagi üldistame, et me pakume mingisugust nagu olulist vundamenti kogu ühiskonna toimimisele. Ja IT-valdkonna tähtsus tegelikult edaspidi on veel kasvamas ja ongi tarvis natukene teistsugust teadmist, et seda abstraktsiooni on tarvis rohkem, et arhitektilaadset teadmist ja rohkem on tarvis teada ka seda, et kuidas erinevaid süsteeme omavahel toimima panna ja neid liidestamisi teha. Ja see teadmine muutub üha tähtsamaks ka siis AI ajastul ja on ilmselt teadmisi, mida on võimalik lihtsamini nüüd omandada selle samase õppekava käigus seoses sellega, et AI aitab õppida, aga jällegi selleks, et tunnetada, et mis seal täpselt sees on, siis tuleb alguses ikkagi need for loop'e ise ka endal käsitsi kirjutada, sellepärast et muidu ei teki seda tunnetust, et mis seal masinas täpselt toimub, nii et ma arvan, et ta on sama relevantne kui 3 või 4 aastat tagasi enne seda, et kui siis 2022 oktoobris see massidel kasutatav ChatGPT esimene versioon valmis sai ja teatud mõttes paljude õpilaste elu kordades lihtsamaks muutis. No, samamoodi ma olen kuulnud inimesi ütlemas, et täna nad enda lastele võib-olla seda karjääri ei soovitaks,
sest noh, nähes nagu, mis siin maailmas on muutumas, on ju. Et üks asi on, kui juba täiskasvanud inimene teeb selle otsuse, et ta nagu õpib seda juurde. See ei pruugi olla nagu 100% siis tema karjäär edasi, on ju, et see võib olla midagi, mis võimendab tema tänast karjääri ja tänaseid tegemisi, on ju. Noh, suuresti nagu see sinu puhul paistab olevat, et tundub, et Nortalisse sa tööle kandideerimas ei ole nagu sellepärast, et sa nüüd selle kraadi endale juurde said. Aga mida sa neile vanematele ütleksid, et noh, et kas see on nagu, kas sina mõtled täna samamoodi, et noh, et võib-olla ei ole see kõige parem selline esimene suund karjääriks, IT-õpe? Okei, no kui mõelda selle peale, et noh, et mis on siis muutunud või mis on muutumas ja noh, kui mõelda, et noh, et mis on see meedium, mis on muutumas, et siis iseenesest tekst või kood on muutunud hästi odavaks. Noh, nii nagu ka juristid võivad öelda, et noh, et selleks, et nagu genereerida mingisugune üürileping, sa vajutad nupule ja minut hiljem on see valmis sul tehtud. Tekst on hästi odav ja see on teatud mõttes muutunud noh, mitte isegi nagu hügieenikaubaks, vaid et noh, et isegi soodsamaks, et noh, et kunagi oli vaata samamoodi IBM-il olid need samased 4 digitaliseerimise seadust ja üks nendest digitaliseerimise seaduse nagu kolmandast oligi see, et noh, et data becomes free, et noh, et nii kui nagu aastal 2000 oli andmed muutusid tasuta, siis nüüd me võime öeldagi, et noh, et teatud mõttes nutikas tekst on muutumas tasuta kaubaks, et noh, et sul ei ole võimalik enam selle eest nagu raha küsida. Aga sul ongi see järgmine abstraktsiooni tase sinna juurde, et noh, et okei, kuidas ma sellest siis aru saan, kuidas ma teen kindlaks, et noh, et kas on tegemist nagu nutika tekstiga või mitte nutika tekstiga. Selleks mul on ikkagi mingisuguseid teadmisi tarvis. Ja selleks, et noh, et need tekst omavahel nagu toimima panna või koode omavahel toimima panna, see eeldab ikkagi jällegi mingisugust teadmiste omandamist, nii et ka lapsevanema seisukohalt võib siis mõelda nii, et okei, et mis on seal, mis on siis nii-öelda see commodity ja mis on see, et milles tegelikult siis seisneb see väärtus. Mõtlemisoskus on jätkuvalt tähtis, et see ei ole kuhugile kadunud. Ja, iseküsimus, et kus see kõige paremini tuleb, et kas IT on see, mis kõige paremini mõtlema õpetab. Nii, aga Marko, aitäh episoodi tulemast. Minu jaoks oli küll väga põnev vestlus, ma loodan, et ka meie kuulajad noppisid siit üht-teist välja, kes veel Marko käest midagi juurde teada tahab, tulge meie Discordi, kindlasti leiame viisi küsimused tema edastada, kõik tagasisidet ja ideed uute külaliste jaoks on samuti meie Discordis teretulnud. Aitäh ka Martin, ma vaatan hästi kiirelt, millest me räägime ka järgmine nädal, sest see on täpselt samamoodi huvitav ja me jätkame üsna sama rada, ehk siis me jätkame AI teemadel ja hariduse teemadel, ehk siis me räägime sellest, kuidas AI ajastul õpilasi õpetada, me hüppame täpselt teisele poole ja külla tulevad siis üks TalTechi õppejõud ja tudeng, kes siis räägivad sellest, et kui palju ülikoolides üldse AI-d õpetatakse, AI kasutamist õpetatakse ja kuidas AI-d kasutatakse õpetamisel ja miks siis ikkagi neid for loop'e on vaja õppida või et kas endiselt lastakse tahvli peale koodi kirjutada, sest nüüd on see võib-olla relevantsem kui varem, sest muidu sa lihtsalt lased AI-l genereerida selle koodi ja siis sa ei õpi midagi. Ühesõnaga need teemad kõik võtame ette järgmine nädal. Aitäh Marko veel kord ja jääme taas kuulma sinna uuel nädalal. Aitäh!